No tšau, sõbrad! Teate mis? Ma kunagi tegin teile pastat ja siis öeldi, et issand, aga mul ei ole sellist masinat. Okei, ma saan aru, siis saab ju kõik käsitsi ka teha, nagu ma tegin juba selle taigna täiesti käsitsi juba enne valmis. Taigna jaoks võtta 100 grammi jahu ühe muna kohta. Pane nad lõikelauale kokku, pane munad sisse, siis sega kahvliga läbi ja kui ta on juba nii-öelda paksem, siis hakka teda lihtsalt kokku tooma. Ja kui taigen on kõik koos, jahu on selle munaga segunenud, siis hakka lihtsalt sõtkuma. Sõtku täiega, kätega, paned nii, kuidas vähegi tuleb. Ja siis, kui lõpuks kõik on kokku hakanud ja kõik on ilus ja elastne, siis ta on valmis. Siis järgmisel hetkel ta juba rullime lahti ja sõtkud nii kaua, et ta hakkab ilusti kokku, kõik on väga hea, mõnus, elastne. Ja siis lõpuks, kui ta on valmis, siis ma pallitan ta ilusti ära, ilusaks ühtlaseks palliks ja siis panen toidu kilesse ja vähemalt pooleks tunniks siis külmkappi nii-öelda puhkama. Nüüd ma näitan teile, kuidas saab teha käsitsi erinevaid pastatüüpe. Tegelikult ma kasutaks natuke seda masinat ka. Kui sinul ei ole näiteks seda masinat, siis mida sina võid teha? Sina võid võtta endale näiteks taigna rulli ja rullid sellega taigna nii õhukeseks, kui sa vähegi saad. Ja kui sul pole taigna rulli, siis tegelikult saab isegi veinipudeliga tehtud, olen näinud küll. Aga kata taigen mõlemalt poolt jahuga ja pane siis pasta rulli ja tööle. Või siis kui teed taigna rulliga, siis samamoodi kata mõlemalt poolt õhukesed ja siis hakka rullima. Nüüd ma voldin ta veel ühe korra üle kokku, et ma saaksin ta ilusti sileda servaga. Nüüd on ilus sileda servaga, nüüd ma hakkan teda õhemaks nii-öelda timmima. Ja ma lähen tavaliselt kuni 5.–6. astmeni sellega. Nüüd ma võtan endale siis säbrulise servaga taigna lõikaja. Lõikan sellest nii-öelda sellised väiksed ristkülikud välja. Et säbruline serv annab ta lihtsalt natuke siukse ilusama otsa, ilusama lõike nii-öelda. Nüüd selle taigna lõikajaga me lõikame siuksed mõnusad väiksed ruudukesed, et me saaksime sellest teha ilusad lipsukesed. Et kui nüüd on meil see välja lõigatud, siis sa näed, et ma võtan siit selle taigna kokku ja ma võtan diagonaalnurgad siis kokku. Ma võtan ta enda ette risti ja siis ma võtan ülemise nurga, alumise nurga ja siis ma panen nad omavahel kokku ja siis tulebki siuke ilus väike lipsukene sellest. Ja kui sa tunned, et vahepeal on liiga palju kuivanud, et ei hakka kokku, siis sa võid natuke vett sinna näpuga määrida, et hakkaks paremini kokku. Ja nii ilusad, nii nunnud väiksed lipsukesed. Nüüd teeme teistsugused lipsukesed, teeme natuke suuremad lipsukesed. Selle jaoks ma lõikan ristkülikud ja ristkülikutega ma nüüd tõmban nad lihtsalt keskelt kokku. Pikema serva pealt ja näed, ongi teistsugused lipsukesed juba valmis. Mega kiire! Nüüd ma võtan endal sirge taigna lõikuri. Kui sinul näiteks seda taigna lõikurit üldse ei ole, sa võid tegelikult ka lihtsalt noaga lõigata ja teeme pennesid. Ma võtan selle jaoks endale hiinapulgad, söögipulgad, mis iganes ja ma keeran selle ilusti näed siia sisse ja siis ma rullin teda natukene, et servad hakkavad ilusti kokku ja kui nad on kokku hakanud, ma libistan ta üle pulga serva ja ongi valmis. Nii, ja siin on siis mu nii-öelda õhukesed rullitud pastast tehtud pasta ehk siis 2 sorti lipsukesed ja penned. Et minule meeldivad küll natuke õhemad penned, et kui sina tahad natuke paksemaid pennesid, siis sa lihtsalt pead natuke paksemast taignast alustama. Aga edasi võiks ju liikuda ka natuke teistsuguste lahendustega, on ju? Et liigume siis edasi ainult taignaga. Nüüd võtame lihtsalt taigna, ma rullin ta õhukeseks välja ja jällegi lase kätel käia, ilusti pikk siuke, ma ei tea isegi, mis ma selle kohta ütlen, ta on lihtsalt kang. Ja siis ma lõikan sellest siuksed väiksed padjakesed, umbes sentimeeter korda sentimeeter, ja siis ma tõmban taigna selle noaga jällegi
mööda serva lihtsalt alla, samal ajal surun ja samal ajal tõmban ja sa näed, nad lähevad selliseks õhukeseks ja tõmbavad kokku. Kui sa paned selle kastme sisse, siis see jääb ilus, mõnus, siuke õhuline kastme nii-öelda hoiunõu sinna. Siis ma võtan endale sushi mati, ma näitan teile oma lemmikuid lühikesi pastasid. Just selle säbrulise pastaga on mul kodulehel ka üks väga hea pasta alla vodka retsept, mis ma just panin ülesse. Nii et mine vaata ja tee kindlasti ka järgi. Selle jaoks ma võtangi lihtsalt sushi mati. Kui sul seda spetsiaalset lõikelauda ei ole, siis sushi matt ajab ideaalselt oma töö ära ja see on mega odav ka. Et ma panen ta otse peale või panen diagonaalis peale. Kui sa paned diagonaalis peale, siis tulevad natukene seda nii-öelda sisemust tuleb rohkem, et ta nii-öelda tõmbab seda kastet nii-öelda rohkem sinna pasta sisse. Kui sa otse tõmbad, siis ta tuleb siuke sirge. No natuke nagu fusilli on ju. Ja siis sai täna omajagu pastat tehtud, et näitasin teile siis 5 erinevat stiili. Tegelikult eks neid stiile on nii palju ja neid asju on nii palju, et oleneb muidugi, mida sa tahad ja millisesse pastasse sa tahad ja mida sa teha tahad. Et näiteks, kui sa tahad kasutada näiteks, ma ei tea, ütleme, kui sul on hästi siuke vedelkaste, siis pigem siuksed sibru-säbrulised, sellised, kus on avaused, kuskil, kus on siukseid kohti, kus võtta penne, näiteks on üks sellistest, mis sobib pigem siukse paksema kastmega, mis väga vedela kastmega tegelikult ei sobi. Et tal ei jää kastet väga, sisse jääb midagi sinna ja väliskülgedele, aga kui ta ei ole siuke kobruline, siis on temast vähe nii-öelda tolku. Aga need on ühed minu lemmikud. Neid ma armastan ja need on tõesti siuksed, kus siin sisse jääb nii-öelda seda ka kastet, kus ja väliskülgedele jääb kastet. Ja nad on ise nii vahva ja laheda kujuga, et ma lihtsalt armastan neid. Aga kui sa oled ise võib-olla mingi pastameister, siis anna mulle ka teada, mis pastasorti sina teed siin samas all kommentaarides ja kindlasti proovi järgi, kui sa ei ole proovinud ja näeme juba varsti jälle, on ju. Ja ma kindlasti tuletan sulle meelde, et näiteks selle pastaga teen ma ühte väga head pastat ja selle pasta retsept on blogis üleval. Mine vaatama. Tavaiks. Tšau!